Millise poliitilise parteiga tegemist on, ei soovi uurimist läbi viib Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht öelda, isegi mitte vihjata, kas tegemist on opositsiooni või koalitsiooniparteiga. Tõepoolest, Keskkriminaalpolitsei on läbi viimas kriminaalmenetlust karistusseadustik paragrahv 402 järgi keelatud annetuse tegemine suures ulatuses. Hetkel ei saa kommenteerida, millise erakonna osas menetlus käib ja mis on selle menetluse täpsem sisu, kuna menetlus on hetkel veel selles algusjärgus, kus ei ole võimalik neid menetluse huvides kommenteerida. Ja hetkel veel kedagi kahtlustatavana üle kuulatud ei ole. Kui rääkida sellest summast, siis summa peab küll ikkagi päris suur olema, kui selliste suurte jõududega praegu seda tööd on ikkagi alustatud ja kahtlustust peab ikkagi väga võimas olema. No, selles mõttes suur uratus on juriidiline mõiste ja see tähendab seda, et summa peab ületama 40 000 eurot. Ja see, mis on keelatud annetus, see on reglementeeritud täpselt erakonnaseaduses. Täpselt, kes tahab vaadata paragrahv 12/3/2, et seal on terve nimekiri annetustest, mis on keelatud. Nii et uurimise osas on tegemist veel suhteliselt varjatud infoga. Helistame inimesele, kes teab. Pruunsild. Tere, Allan Muuk, TV3. Ma olen juba andnud informatsiooni sellele ERR-ile ja rohkem ei anna praegu midagi. Vot, kõike head teile. Selge, aga Parvel Pruunsild on siis Rahvusringhäälingule väitnud, et tegemist on perioodiga, kui Isamaa lõhenes 2022. aastal ja tekkis uus poliitiline partei Parempoolset. TV3 uudistele teadaolevalt võib tegemist olla ajaga, kus Parvel Pruunsild ja veel 2 Isamaa poliitikut lõid MTÜ Isamaalised, kus siis tehtud eraannetustega rahastati Isamaa kui erakonna erinevaid kampaaniaid just sellel ülemineku perioodil.